Lähme loovuse kirjutamise raamatute juurde. Meil on laual 2 äärmiselt ilusat raamatut. Ma ei jõudnud mõlemad läbi lugeda. Lasin silmadega niimoodi pisteliselt mõnes kohast rohkem, mõnes kohast vähem. Väga kihvt. Kihvti kirjutatud, mul kohe viskas ette Robin Sharma mind kõige rohkem mõjutanud, üks enim mõjutanud autorid üldse. Robin Sharma raamat Munk, pühak ja surfar. Ma ei ole lugenud. See oli surfar, pühak ja tegevjuht. Vaat just, surfar, pühak ja tegevjuht. Surf Saint and the CEO, just on inglise keeles. Hästi kihvt raamat. Ja ta on loon nagu Sharma, ma ei tea, palju sa oled Robin Sharmast üldse kuulnud? Ja, kui ta käis Eestis, ma käisin vaatasin taga. Ja mind tohutu kõnetas ja ma seal pillisin seal live eventi ajal ka, et hullud meeldib mulle Sharma. Aga tema oskus on kirjutada lugusid läbi dialoogide ja jutustuse, kus on tegelased. Aga siis see põimida samamoodi elutarkuseid ja sügavusi, mis muidu niimoodi podcastina võib-olla vastu võtta ei taha, aga lugedes juba paremini kohale, sest et seal on nagu sündmused, mis kaudu need tõed välja tulevad. Ja sul on samamoodi. Okei, vau, ma ei tea neid. Ja ma ei tea, et keegi Eestis seda teeks sellise viisil. Ja mõne mõttes ma pean ütlema, ma olen kade isegi. Sest et mul on sügaval sisimal kuskil soov enda 4. raamat raha teemade ümber, mis mu enda elus on aktuaalsed. Juba 10 aastat rohkem olnud. Ja ma tean, et see mingit tuleb. Kirjutada sellisel viisil teos, kus on tegelased ja on vestlused ja dialoogid. Aga tulevad need minu elu pointid välja. Niimoodi, et inimesed samastuvad. Ehk siis sa teed midagi, mida ma olen tahtnud teha. Ja ma ei tea, kas Eestis veel sellisel viisil keegi veel kirjutab. Ma loen üsna vähe eestikeelseid raamatuid, aga ma ei ole kuulnud. Ma silistan, et hästi Robin Sharmanik lähenemine, mitte et tema oleks see žanri loonud, aga et mind kohe nagu kõnetas ja tõi paralleeli sellele, kuidas Robin on asju teinud. Need väga kihvtid raamatud, väga ilusad disainid ja väga ilusa kaanega. Nagu ilusad värvid on. Kutsub kohe, selles mõttes, et kui see tõi mulle, vaatasin kohe hopstiga äge, et Believe tekitab kohe huvi, millest raamat on, ja teine on Bloom, et mõlemad on hästi ilusad värvid. Räägime raamatudest. Räägime mõlemast. Ja mul on küsimusi, aga ma laseks võib-olla vastata sulle endal seal, kus sa tahad pihta hakata. Ja siis ma küsin vahele. Oi, aitäh sulle eest. Nii ilus võrdlus, et mul endal tekkis huvi selle Robin Sharma raamatu vastu nagu. Sest et jah, mul on kõigepealt on nagu kommenteeritud, me esimese raamatu toimetalime Marju Lina, saadan sulle tervisi, et ma teda üldse ei tundnud ja tema on nii palju üle 10 aasta vist on nüüd raamatuid toimetanud, küll välismaalt Eestist nagu ja tema nagu kommentaar sinna tuli ka, et ei teagi, et üldse selliseid raamatuid on olemas. Nüüd tuleb välja, et näed, Robin Sharma on samal pulgal. Aga jah, ja ma tänan selle eest, et sulle ka meeldib see välimus, et sa kiitsid, siis ma saan aru, et see nagu päriselt tuleb, sest et see kõik värvid, kõik asjad, kujundus, kõik asjad on minu enda idee ja ma ise kirjastangi, et mul on siin hästi vähe abikäsi olnud, et kogu selle asjaga ise joonistan aga et võib-olla ma vajaks isegi täpsemat küsimust, sest et mulle sobiks niimoodi, sest et ma ütlengi, et see on midagi täiesti erakordset, ma isegi alles toibun sellest, millega ma olen hakkama saanud. Ütlen ausalt nagu, et aga okei, millega sa oledki hakkama saanud? Räägi, mis raamatud need on, miks neid 2 tükki on, kas tuleb veel juurde ja kellele need kirjutatud on? Oi, kohe nii mitu küsimust korraga. Vaatame, ma võib-olla unustan ära, mis ma hakkan vastama, aga... Mis raamatutega on tegemist? No need on nagu kui ütlevad teised inimesed, ütlevad nagu, siis nad ütlevad, et see on nagu puhas maagia, eks ole. Seal jälle nüüd tekib küsimus kuulajatele, mis asi see maagia on, eks ole. Kas ta on eneseareng? Ja seal on... Self-help raamat. Ja seal on need erinevad žanrid on sees, mis algul võib-olla tekitabki nagu küsimust, inimesed ütlevad, et nad ei saa midagi aru, nad tahavad, et kõik oleks nagu just purki pandud, eks ole. Piiritletud, kontrollitud, siis saab aru. Aga kui see siis lahti teha, siis saab täpsemalt aru. Ehk siis Believe, segadus tekitab muidugi see ka, et pealkirjad on ingliskeelsed justkui, aga tegelikult need on peategelaste nimed on need. Ja samal ajal see nimi, see määrab ka selle ära, millest see tegelikult sisu käib. Ja Believe on siis, ütleme selline võib-olla, kui ta nüüd kokku võtta, et
et selline ilus, armas, südamlik sõprus ja armastuslugu, mis on hästi lihtsalt kirja pandud sellises seikluslikus romaani, isegi krimka nagu stiilis nagu, et ta on lihtsalt nii põnev, et sa kohe tahadki nagu et edasi lugeda, aga siis ta võtab selle pöörde 1/3 pealt, et samal ajal ta on nagu sükene nagu ärkamise lugu, endale teadvustamise, teadliku juhtimise lugu, peegel, samal ajal ka võib olla ka sükene teejuht, kuidas keegi soovib, kuidas iseendaga siis nagu hästi hakkama saada. Ta oli sihukene, ma pole vist selliselt seda kunagi öelnud praegu, tuleb selliselt, et ta ei ütle sulle täpselt, mida sa pead tegema, ja, aga samas seal on nagu universaalsed seadused, sellised asjad, põhiseed, kuidas tegelikult see loomine käib. Ehk siis kokku on tegelikult põhimõtteliselt pandud nagu, ütleme, sellised ühtepidi justkui nagu lihtsalt, sest ma kirjutan nad välja lihtsalt, et igaüks saab aru. Lapsevanemad loevad oma lastele ka, loevad pensionärid, et ühesõnaga, et seal ei ole üldse seda vanusepiirangut, ta sobib kõigile. Ja et siis ta on niisugune enesesse vaatluse raamat, aga ilusal, ilukirjanduslikul moel. Et see lugu on paelus, seal on kõike nagu, et ongi, et seda tegevust toimub looduses, paljajalu, nad põgenevad nagu siis ühiskonna eest, kus neid ongi pandud uskuma, et nad peavad olema head tüdrukud ja poisid, et see alguse süžee on võib-olla natukene mõned leheküljed natuke raske korraks mõne jaoks, aga see on ainult selle jaoks, et saaks aru sellest, et me kontekstist. Jah, et just, et kontekstis, et tegelikult kuhu kohta me ise ka ennast oleme lasknud panna või vahel me ka kedagi teist paneme nagu, et on nagu igatepidi nagu, et ütleme, et lapsed saavad sest abi, lapsevanemad, vanavanemad, õpetajad kõik nagu, et mul on täitsa olnud, et perekonda, kus luges ema, isa, tütar läbi selle ja nad said oma probleemid lahendatud nagu. Nad jõudsid sellesse kohta, kellel oli see raskem algul infot vastu võtta, aga samal ajal see on hästi armsal ilusal moel, see ei ole kedagi süüdistav, see ei ole kedagi paika panev, et nii peab või et ta annab lihtsalt selle põhja, et miks me siis niimoodi eksleme elus, miks meil ei ole enesekindlust nagu, miks me ei julge nagu, miks me tardume, miks me ei julge võtta seda, mis tegelikult justkui kuulub meile nagu. Et Believe on siis ütleme selline hästi ilus lugu. Believe on roosa? Believe on roosa raamat, ja. Roosa raamat, ja. Kergelt orantsikas siuke virsikuga arva. Ja Bloom? Bloom on siis juba selline romaan, et see on juba selline sensuaalne, et see on nagu põhimõtteliselt, see on täitsa erinevad karakterid, täitsa tegelikult isegi kirjutamisstiil on juba ka erinev. Bloom on hästi rikkalik, seal laused läheb pikaks, nad on sellised poeetilised, eks ta oligi, ma kirjutasin Believe'i, et ma saaks kirjutada pärast Bloomi veel juurde. Et kuigi Believe'is ma oleks saanud ka kirjutada sellised hästi ilusalt nagu, sest et mul on alati olnud see kirjutamine hästi tugev külg, aga seal ma otsustasin, et ma jätan laused pigem lihtsaks, lühemaks, sest see sisu juba see, mis on vaja nüüd, et siin mõistes vastu võtaks, see on juba nii sügav, et ma tahtsin kõik selle ära lihtsustada. Aga siis tuleme nüüd tagasi korra Bloomi juurde, et see Bloom on jah, et ta on siis, lugu on iseenesest selline, et Bloom on selline lahe džunglikaunitar, kes teab igast looduse saladusi ja ta suhtleb ka telepaatsed loomade, taimedega, elab eksootilisel saarel, siuke vaba hing, paneb seal paljalu ringi, teeb igast huvitavaid asju, väga selline kütkestav neiu on. Ja siis saarele tuleb selline šarmantne noor teadlane River ja tema on siis tulnud selle saarestiku ökosüsteemi ja veestiku nii-öelda saladusi uurima. Ja sealt on tulnud info, et kuidagi see saar on täitsa teistmoodi nagu. Ja sealt, mis ta siis eest leiab hoopis, et siis ta hoopis leiabki selle džungli kaunitari seal ja siis hakkavad tema seiklused pihta. Et see on ühtepidi siukene, ta on ikka see sensuaalne, kuidas nad omavahel suhtlevad, aga ta ei ole üle piiri nagu, ma isegi veel mõtlesin, et kas peaks panema vanusepiirangu, aga mulle keeletoimetaja ütles, meesterahvas oli veel, tema ütles mulle, et ei, et ei ole vaja nagu, aga ma ise soovitaks küll võib-olla 12+ nagu,
samal ajal seal ei ole midagi väga sellist nagu, aga lihtsalt, kuidas ma seda kirjeldan, hästi rikkalik nagu, et jah, eks see iga inimene peab ise selle tunnetama, selle piiri nagu, et jah, ehk siis mina ütleks selle kohta, et nad on küll eraldiseisvad raamatud, aga Believe on siis see, et kõik need uskumused ja et mis meie sees on, et kui me selle nüüd siis ära lahendame, siis Bloom ehk see õitseng on see järgmine samm. Siis me jõuamegi sellest seisundisse, siis tähenda seda, et me kõik selliselt peame elama, absoluutselt mitte. Lihtsalt see on lihtsalt üks selline ilukirjanduslik näide, kuidas see võiks olla, kuidas inimene ennast tunneb, sest seal see räägib tunnetest. Ja kuidas üks naine ütles mulle ka, et seal on nagu lõputult erinevaid epiteete, mis on nii rikkalikud, et ta isegi, te teadki, et on üldse võimalik niimoodi kirjutada. Et see juba hakkab paneb aju tööle, et sa vaatad, oh my god, kas üldse niimoodi saab sõnastada, kas saab niimoodi kirjutada ja see tõstab sind mingi sellise ühe-kahe lausega juba tõstab nii kõrgele, et ta on selline, ütleme, selline hea boost ja nagu tekib siuke hästi kerge ja helge seisund nagu. Ja et jah, siuke hästi kuidagi siiras ja ilus. Ja. Kas tuleb veel neid raamatuid? Vaata, midagi ma ei luba kunagi, nagu ütlesin, aga ütleme niimoodi, et nagu kui midagi katastroofilist ei juhtu või ma ei tea, või midagi, mida iganes, kuidas seda öelda, kas katastroofilist, paha sõna see nagu. Lihtsalt, et kui midagi plaanides muutust ei tule, siis muidugi tuleb neid. Ja. Midagi 50 Shades of Grey kanti ka täiskasvanutele? Ma olen ka seda mõelnud, olen mõelnud ka, mul on nii palju tegelikult seda laual nagu, sest mul nagu hetkega töötab ja ma hakkan kirjutama, mul pigem on see, et ma praegu hoian nagu tagasi, sest ma pole selle turunduse reklaamiga, kuna ma üksi seda kõik asja teen nagu. Ja veel väikse lapse kõrvalt nagu siis pole väga jõudnud, et pigem ma natukene vaatan rahulikult, aga ma mõtlesin, et kolmas ikkagi, ikka jah, natukene krutime edasi, et läheks natukene kosmilisemaks. Sest et sealt on ka väga põnevaid asju, mida tulemas, et ütleme, et nagu sensuaalsuse mõttes, et ma juurde ei krutiks nagu, et ma jätaks ikkagi selliseks, et ta sobiks ikkagi tegelikult kõigile lugeda. Aga et läheks natukene nagu kosmilises mõttes sügavamaks nagu. Kui inimene kuulab sind ja kui ta vaatab, siis ta näeb neid raamatud siin laual ja kui kes kuulab, siis saab minna tigrinotsu.ee lehele ja näha sealt, millised need raamatud välja näevad, aga kui ta nüüd kuulab ja vaatab ja ei tea, kummast raamatust alustada, pakkumine tehtud küll kombole, aga kui teda kõnetab näiteks ainult üks, siis kuidas see valiku peaks tegema? Või ta esiteks, kui ta kõnetab juba, siis ta teab, mis ta kõnetab, aga kui ta on segaduses ja ta ei tea, mis ta kõnetab? Siis peab enda käest küsima. Aga kui ei oska? Aga ei oska küsida. Siis vaata ongi, et kui tunnetuse põhiselt ei tea, siis tegelikult ikkagi alustatakse Believe'iga. Seda tuleb tegelikult enda inimestel ka tunnetus nagu, ja ma ise ka soovitaksin alustada Believe'iga nagu pettuma ei pea. Ja siis juba kindlasti tekib tunne, et nüüd tahaks seda Bloomi ka lugeda. Aga kui satub ka teistpidi, siis on teistpidi nagu, et ja väga palju on ka olnud, et kuna nüüd on mõlemad on väljas, eks ole, et kes on korraga ostnud, mõni on mõne päevaga läbi lugenud, ütlesid, et Believe ühe päevaga vaatasid, ei saa käest ära panna. See on päris palju öeldud, nagu, et siis juba parem, pigem juba võtta nad koos, sest et kindlasti isegi kui endale ei taha jätta, siis leiab seda selliselt, kellele kinkida. Võib-olla teed ka mingi hetke selle Marvel filmide analoogina crossoveri, ehk siis Believe ja Bloom satuvad kokku hoopis. Kuule, sellega mul oli ka, tegelikult võib-olla see 3. raamatu, mul tegelikult oli küll ja, täiesti. Ja kui see nüüd filmide peale läks, siis mulle algusest peale ongi see, et selle tundena, miks ma Believe, tegelikult mul Believe on kirjutatud ka inglise keeles, ta on Amazonis on müügil on nagu, et neist väga ilmselgelt tulevad filmid ühel hetkel, ma pean olema kannatlik lihtsalt. Et see on päris kindlasti ja, et
et kes on nagu lugenud, ütlevad, et see on nagu parem isegi kui Disney või midagi, et nad lähevad, et nad isegi kuulevad helisid, et kuidas see kõik nagu, et kuidas need kõik need puuviljad ja asjad, et need maitsed, et kuidas see päike tuleb sealt, tuleb läbi selle raamatu tuulehiilid nagu ja et ta viib sellisesse seisundisse, et sul tekib juba ajus need pildid nii sügavalt ette nagu, et päris kindlasti ja et on nii lahe, et seda ütlesid, sest et ma olen ka selle peale mõelnud, et nad võiksid seal saarel kokku saada, sest et kes on Believe'i lugenud, see saab aru, et tegelikult on väga reaalne, et selle lõpuni lugenud. Ma ei taha seda lõppu ära spoilida, aga jah. Nii et kui sul on soov, siis palun mine tigrinotšu.ee, kasuta koodi Kris Kala ja saad mõlemad raamatud 30 €. Ja kui tahad osaleda loosimises, siis ole hea, tee seda. Info on sul juba ette antud ja on tegelikult sul saate kirjelduses ilusti kirjas ka. Tuleme siis... Kas ma võin ühe asja öelda? Lihtsalt, et tegelikult need on mõlemad raamatud on müügil tegelikult Rahvaraamatus Apollos ka. Ja raamatukogudest üle Eesti saab ka. Ma seda hea meelega reklaamin, et ei pea alati nagu ostma ka, just, et saab raamatukogudest, et meil läheb seal hästi. Okei, aga seal on tihti järjekorrad ka? Seal vahepeal on küll, jah. Ja mõnes siin, ma tean, Viimsis ikka oli ikka hea, et läks ja ei olnudki,